Oleme jõudnud oma koolituse viimase 6. osa juurde. Räägime nüüd riigihangetest ja teabest väljaspool riigihangete registrit. Väljaspool riigihangete registrit on võimalik läbi viia väikeostu, mida nimetatakse ka kääbushankeks ja väikehankeks. Samamoodi ka raamlepingu ja dünaamilise hankesüsteemi puhul, kui te teete tellimusi või minikonkursi jõustunud raamlepingu või loodud dünaamilise hankesüsteemi alusel, siis on see võimalik, kui plaanitava ostu maksumus jääb alla lihthanke piirmäära. Ehk siis jääb sisuliselt väikeostu piirmäära, milleks on siis 30 000 eurot asjad ja teenused ja 60 000 eurot ehituse puhul. Samamoodi riigihangete registris ei viida läbi selliseid ostusid, mis on erandid riigihangete seaduse alusel, ehk siis erandid need olukorrad, kus ei peagi riigihanget läbi viima. Ja samamoodi ka sisetehingu olukorrad ja sisetehing on ka üks päris suur erandi alus. Toon mõned sagedasemad kasutuse poolest ja võib-olla ka praktilisemad näited eranditest, mida riigihangete seaduse paragrahv 11 loetleb. See loetel on pikem kui need näited. Aga näiteks laenud. Kohalikule omavalitsusele päris oluline erand, ehk siis kohalik omavalitsus võib oma tegevuse finantseerimiseks pöörduda ühe panga poole, ei pea riigihanget tegema. Samamoodi, kui te soovite kasutada advokaaditeenust, juhul kui tegemist on kas potentsiaalse kohtuvaidlusega või juba algava kohtuvaidluse või alanud vaidlusega. Samamoodi töölepingud ei allu riigihangete regulatsioonile. Samamoodi kui ostu esemeks on leping reisijate veoks raudteel või metroos või siis kui hankeleping on seotud riigisaladusega või kui hankija sõlmib koostöökokkuleppe keskse hankijaga või koostöökokkuleppe ühishankija selleks, et keskne hankija või ühishankija korraldaks hankija jaoks ja hanke nimel hankeid. Nagu ma enne mainisin, siis sisetehing on ääretult suur ja uudne osa eranditest. Ja sisetehing on selline päris huvitav olukord. Seda tasuks mõelda riigil, erinevatel riigiasutustel, aga ka suurtel kohalikel omavalitsustel, kellel on palju näiteks oma aktsiaseltse või sihtasutusi või OÜ-sid erinevate ülesannete täitmiseks. Ja sisetehing on siis vaadeldav kui tehing kontserni liikmete vahel, justkui hankija oleks nagu ema ja justkui tal oleks tütred, keda ta kontrollib, mis riigi ja suurte kohalike omavalitsuste puhul ongi nii. Ja sisetehing, see, kus ema ostab tütre käest või siis tütar ostab ema käest, on võimalik siis, kui ema kontrollib tütart nagu oma osakute. Ehk siis ta kontrollib teda kas otse või vahendatult mõne muu tütre kaudu. Mida see kontrollimine tähendab? See tähendab seda, et ema kontrollib tütart osakapitali kaudu, ehk siis emal on valdav osa siis hääli, ehk siis osalust osakapitalist, ehk siis üle 51%. Või on siis olukord selline, et emal on võimalik määrata nõukogu liikmeid ja juhatuse liikmeid või mingi muu võimalus, kuidas ta kontrollib seda tütart. Näiteks ema on loonud tütre, kes on 100% ema oma ja see tütar omakorda loob siis järgmise tütre. Ehk siis samamoodi siis see järgmine tütar on vahendatult läbi tütre 1 ema kontrolli all ikkagi. Ja sisetehingud on lubatud, kui tütres puudub otsene erakapitali osalus ja vähemalt 80% tütre käibest peab tulenema siis kas ema või siis ema ja teise tütre teenindamisest. Laiemalt on võimalik ka selline olukord, kus tütred ostavad omavahelt, ehk siis emal on oletame 2 erinevat tütart ja tütred samamoodi siis ostavad omavahel ja need ostud on samamoodi siis riigihangete läbiviimise kohustusest vabastatud. Oletame, et üks on ERKAS ja teine on, oletame, kui Eesti teed on meil, ma ei tea, Enefit ja ERKAS näiteks, et kui nemad üksteise käest midagi ostaksid, siis nemad pea riigihanget läbi viima. Samuti sisetehingu olukord on selline, kus üks ema ostab tütre käest, et oletame, et selles tütres on palju erinevaid kas kohalikke omavalitsusi või on riigi osalust, ehk siis see võib olla ka nii, et iga ema osalus konkreetselt on pisike, aga kokkuvõttes on üle 50% osalusest ikkagi avalik-õiguslike isikute käes ja siis selliselt iga ema võib siis selliselt tütre käest osta.
Sisetehing on võimalik ka, kui halduskoostöö erinevate hankijate vahel, kelle vahel puudub kontroll. Ehk siis kui kõik need eelnevad alused eeldasid seda, et ema kuidagimoodi tütart kontrollib, kas läbi osaluse või läbi kas seadusest või muust siis regulatsioonist tuleneva õiguse kehtestada seal nõukogu liikmeid, määrata juhatuse liikmeid, siis nüüd halduskoostööline sisetehing on selline olukord, kus on erinevad hankijad, kes üksteist kuidagi ei kontrolli. Ja selline halduskoostöö riigihanke vabalt on võimalik siis, kui nende eesmärk on ühise avaliku ülesande täitmine. Näiteks kohalike omavalitsuste puhul võib see kõne alla tulla. Ja kui nüüd sellest loodava projekti tootmismahust tarbivad üle 80% needsamad hankijad ise ära. Mis tähendab, et ülejäänud tootmismahust, mida siis võib müüa erasektorisse, peab see osakaal jääma sellest käibest alla 20%. Selleks, et mitte turgu moonutada ja mitte segada siis teisi teenusepakkujaid või tootjaid, kes samal turul tegutsevad ja kes on eraõiguslikud. Sellega sai meie koolitus läbi. Suur tänu teile!